Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad, on 24. september, Matšpalli podcast läheb eetrisse kahtlemata kõige veidramast kohast, kus me kunagi oleme Rihoga eetrisse läinud. Me oleme Fooruse spordikeskuse laste mängutoas. Tere! Riho, miks sa meile sellise koha siis valisid? Eks kogu see Fooruse spordikeskus on praegu VTA turniiri poolt hõivatud, nii et meil on siin ju kasutuses väga-väga palju erinevaid ruume, nii et see on mõnus vaikne kohakene, kus veel tulla sai, et ega neid kohti palju ei ole enam siin majas. Aga mängud on täies hoos, et kell 10 pandi pall mängu Aleksandra Kruniči ja sakslanda Lissi mängus. Esimene matš muuseas lõppes loobukaga. See oli valus hetk, ma täpselt samal hetkel sattusin nägema seda mängu, kui Kruničil oli veel ka matšpall ja peale seda õnnetult oma põlve vigastas, väänas jala ära ja pidi sellest mängust loobuma, et ülikurb muidugi. Aga loodame, et see vigastus ei ole midagi nii hullu, et nüüd pikalt pausi peab tegema, aga see oli tõesti väga õnnetu hetk. VTA Tallinna Open on siis täies hoos, ajalooline hetk Eesti tennise, Eesti spordi jaoks. Ma loodan, et te, Riho, annate endale aru, et see nädal ja 2 päeva möödub silmapilguga. Ma juba näen seda, kuidas me istume esmaspäeval seal oma stuudios ja see kõik on möödas. Nojah, eks ta nii läheb küll, et sellises mastaabis ja sellises mahus ühtegi tenniseüritust ei ole varem Eestis peetud ja aega on täpselt 24 tundi päevas, aga seda aega oleks kogu aeg rohkem vaja, et selles mõttes on sul õigus, et tõenäoliselt ei saa arugi, kui see turniir juba üks hetk läbi on. Aga millest me siis täna kõige rohkem räägime? Enne kui võib-olla tabeli juurde tuleme, siis Riho, räägi, miks sa öö läbi üleval olid. Mina postitasin sulle hommikul, et vaata, äge intervjuu oli, ega tuleb välja, et sa vaatasid seda Rodgeri intervjuud lausa otsepildis ja magada üldse said. Eile oli päris karm päev, hommikul kell 6 sai üles ärgatud ja televisioonis veel käidud ja siis tuli ju kohe siin turniiri eelne päev otsa, et päris kiire rabelemine oli. Me olime siin õhtul vist kella circa 12-ni siin Allariga veel tennisekeskuses, aga sellist momenti ma maha magada ei saanud kindlasti ja tahtsin ikkagi laivis näha seda üliemotsionaalset hetke, et raske oli vaadata seda, kurb. Valasid ise ka mõne pisara? Muidugi, mitte mõne, vaid päris pikalt valasin pisaraid, isegi vaatad, et kõik valasid pisaraid seal O2 areenal, et seda oli näha, et kaasa arvatud loomulikult kõik Federeri lähedased, tiimiliikmed, pered, lapsed, aga väga soe oli vaadata, kuidas teised mängijad kõik temasse suhtuvad, nii Euroopa tiimimängijad kui ka Ameerika tiimimängijad ja kõik, ta on ju Roger Federer, ta on niivõrd elegantne härrasmees, temast võib rääkida nagu väga väga ülivõrdes ainult, et temasugust meest ei ole kunagi olnud ja ei tule ka kunagi. Kas me näeme Rodgerit veel kuskilt näidismatšidel? Mis roll talle tennises võiks jääda? Ma ise kogu aeg vargsi lootsin, et kui Federer lõpetab üksikmängu mängimise, et ehk nad mängivad Rafael Nadaliga veel võib-olla 5-6 aastat ka paarismänguturniire, aga ikkagi tundub, et see põlv ei lase tal enam nii tõsiselt mängida ja eile oli ka tema emotsioonidest näha, et ega tal endal on ülikahju, et ta tegelikult tahaks mängida, aga lihtsalt jalg ei võimalda seda teha enam. Okei, tuleme nüüd Tallinnasse ja Fooruse spordikeskusesse, et äsja sai siis läbi loosimine, mida me kõik koos pressiruumis ootusärevusega jälgisime. Allar sai seal ka, sinagi vist said seal mingeid žetoone välja tõmmata. Mis žetooni sina tõmbasid? Mina tõmbasin Jill Teichmannile, kelle ma tõmbasin talle, ta vist mängib Shuai Zhangi vastu või? Minu teada oli. Shuai Zhang, jah? Jah, vaat selle tõmbasin ja ta oli väga õnnelik millegi pärast, kui ma selle sealt välja tõmbasin. Igal juhul ta ütles, et rematš.
Reemats lõi mulle nukid ja ta oli väga õnnelik, et see oli see koht, mille mina tabelis välja tõmbasin, jah. No esimesena sai siis publikust loosi õnne proovida Allar Hint, kes on siis turniiri direktor, ma saan aru, ja Eesti Tenniseliidu peasekretär, meile kuulajatele kõigile tuttav inimene. Ja sai ta vastase loosida Anett Kontaveidile. Mina küll lootsin, et see vastane saab tulema Kaia Kanepi, aga läks teisiti, tuli Xiu Wang Hiinast. Mida sa oskad rääkida Xiu Wangi kohta? No tegelikult siin, kui vaadata kogu seda tabelit, ega siin on raske mingit head loosi loota praktiliselt ükstaskõik kus kohast, et teades ka ju seda, et isegi kvalifikatsiooniturniiril mängivad ju top 100 mängijad ja sealt tulevad ka väga rasked vastased, et siis võiks öelda, et see loos on täiesti selline keskpärane või noh, ei ole hea, ei ole halb. Et Anetil on kindlasti siin kohe esimesest ringist väga raske ja no kõigil on esimesest ringist väga raske, ma vaatan Xiu Wangi viimaseid tulemusi US Openilt, tuleb tema, et sellest on päris pikka aega möödas, mõned nädalad võitis seal avaringist Jane Parrid, teises ringis Maria Sakkarit ja kaotas kolmandas ringis üsna tundmatule ameeriklannale, Alison Risk ju ikkagi abiellus vahepeal. Alison Risk, Amrit Rai on ta nimi nüüd. Jah. Noh, palun, nagu sa ise ütlesid, et võita Maria Sakkarit Grand Slamil, see üht-teist räägib Xiu Wangi kohta, nii et jah, ei, ma ütleks ka, et aga noh, samas jällegi, kui vaadata neid teisi nimesid siin, siis ega noh, on neid häid mängijaid, nagu me siin ju kokku oleme lugenud, neid Grand Slami võitjaid ja olümpiavõitjaid ja ka paarismängu Grand Slami võitjaid, neid me saame siin juba vaadata 2 käe sõrmedel, nii et ega see tabel on ikka igatepidi raske, kõigil on raske see tabel, et koosseis on ülitugev. No kindlasti meile, teile, publikule on kõige magusam Kanepi ja Ostapenko. Allar hetkel siis peakohtunikuga koostab ajakava, aga ma ei näe küll muud varianti, et Ostapenko Kanepi peaks toimuma kolmapäeval. Jah, tõenäoliselt see nii on ja siin spekuleerida, et kui Ostapenko peaks nüüd Koreas võitma turniiri, siis võib vabalt juhtuda, et Ostapenko jätab Tallinna turniiriga vahele, et tuleb siia Kaiale ka võib-olla lucky loser hoopis esimeses ringis vastu, sest et arvestades, kus ta asub ja teiselt poolt maakera siia kohale lennata ja kui sul turniirivõit ka all on ja nädal hiljem Ostrava VTA 500 turniir, et võib juhtuda, et Ostapenko võib selle turniiriga vahele jätta, aga kui see mäng peaks toimuma, siis tõenäoliselt kolmapäeval, ma usun, jah. Eesti mängijatest Mailen Uudi saab ennast elu esimesel VTA turniiril proovile panna Donna Vekici vastu ja Jelena Malõgina madistab värske olümpiavõitja Belinda Bencic'iga. Mis sa nende vastasseisude kohta kostad? Jah, siin tabeli lõpuosas vaikselt juba vaatasime, et võib juhtuda ime, et Mailen Uudi ja Jelena Malõgina lähevad omavahel, et see oleks küll olnud muidugi suur muinasjutt, et kui siit oleks selline asi tekkinud, aga ega sellest palju puudu ei jäänud, aga noh, täpselt nagu ütlesid jälle, et turniiri teine paigutus, värske olümpiamõitja Belinda Bencic on väga raske vastane kindlasti Jelena Malõginale ja Mailen Uudil, Donna Vekic on võib-olla natukene ikkagi parem vastane kui Bencic, aga ega seal midagi lihtsalt muidugi ei ole. Aga mis kindlasti meie naiste eelis on see, et nad on saanud siin nüüd juba päris pikalt harjutada ja mängida ja me paigaldasime ju ka nendele võistlusväljakutele uued katted, et see vajab natukene harjumist ja nii Kaia Anett on siin saanud päris pikalt harjutada ja ka Malõgina ja Nuudi, et võib-olla see annab ikkagi teatava nagu eelis, et teised alles siin saabusid eile ja jääb võib-olla paar päeva siin harjutamisaega, ja kodupubliku abi ka loomulikult loodame maksimaalselt, et see on kindlasti plusspool meie mängijate jaoks,
aga jah, Nuudi ja Malõgine jaoks ikkagi elu esimene VTA põhiturniir kodupubliku ees, ega noh, küsimus on ka, et mis närvid teevad ja kuidas sa saad minema ja võib minna ühtepidi, võib minna teistpidi, et kuidas keegi sellega hakkama saab. Jah, aga ma loodan, et nad ikkagi võtavad seda kui ainukordset kogemust oma karjääris, et suudavad sellega kuidagi need pinged maandada. Noh, Mailen pistis pea sealt pressiruumist sisse ka, tundus närviline sulle pärast sellist loosi või? Ja, aga kui rääkida Mailen Nuudist ja Jelena Malõginast, siis tegelikult nad on igati need põhitabeli wildcardid välja teeninud, sest et mõlemad on ju juba võitnud Futures tasemel turniire ja ikkagi suhteliselt stabiilselt juba mängivad seal. Jelena Malõgina ka on siin juba mänginud üksikud VTA kvalifikatsiooniturniire ja ranking kogu aeg paranenud ja Nuudi, kui ta läks harjutama Hollandisse, siis on tulemused märgatavalt paranenud, nii et kõik nagu liigub justkui nendel ikkagi õiges suunas ja ma usun ka, et juba see kõik hakkab duširuumist pihta ja see kõik, ma tahan just öelda seda, et kui sa seda nuusutad seda õhku ja sa näed, kuidas need maailma tipud valmistuvad, mida nad teevad võistlusväljaku väliselt ja juba olla selles seltskonnas, see annab kindlasti enesekindlust ja ütled, et aga see on reaalne, et ma võiks ka seal olla, et ikkagi Futures turniir on Futures turniir ja VTA turniir on VTA turniir, et see on väga-väga suur vahe, et ma usun, et nad saavad sellest julgust ja kindlust ja samamoodi ka Katriin Saar ja Liisa Varul, ütleme siis kes täna mängivad siis kvalifikatsioonis, Katriin siis küll natukene vanem, aga Liisa on ju ka alles juunioride klassis, et just see, et sa saad siin niimoodi olla, harjutada nende tippudega ja see annab kindlasti kõvasti enesekindlust juurde, et võib see tulemus ju lõppeda loomulikult kaotusega pigem nende jaoks, aga ma usun, et see kogemus on igati oluline. Tegelikult üks eestlane on ju veel kaugelt eestlane, Ingrid Neel, käisin tal vastaseile. Unustasin ja Ingrid mängib ju ka üksikmängu siin, et muidu ta keskendub paarismängule rohkem, aga siin ta mängib ju ka üksikmängu. Tundub üsna hullumeelne, et maandud reedel, selja taga on pikk reis USA-st, Floridast ja järgmine päev pead juba mängima. Jah, aga samamoodi ka näide siin viimasel hetkel vabanes see üks kvalifikatsiooni wildcard. Tenniseliit tegi siis otsuse vastavalt edetabelile, seal oli järgmine nimi oli Liisa Varul, Liisa oli tegelikult Saksamaal Frankfurdis ja sai ka seda eile hommikul teada, lendas kohe Saksamaalt õhtul siia, täna hommikul treeningud ja õhtul on võistlusmäng, et mõnes mõttes muidugi need tennisistid on sellega harjunud, vähemalt ma lendan Euroopas, eks ju, et ma ei lenda üle ookeani ja et eks see on üsna selles mõttes tavapärane, et neid momente ikkagi on neil päris tihti. Aga kui nüüd tabelit veel vaadata, mis sulle veel silma hakkab? Laura Siigemund, Elena Rõbakina on selline üsna nimekad mängijad, vastamisi Marta Kostjuk, Bernarda Peera, Krejtšikova, Tomljanović, see on üks vastasseis, mida võib-olla terve maailm jälgib. Jaa, see on väga huvitav vastasseis ja Alja Tomljanović on ju mäletatavasti siis mängija, kes lõpetas Serena Williamsi karjääri ja mängis ju fantastiliselt hästi ka Wimbledoni turniiri, et kui peaks panustama, siis ma arvan, et Tomljanović on see nimi, kes võiks siit nagu läbi tulla, aga meie õnneks või õnnetuseks siis kaks Eesti mängijat, Kontaveit ja Kanepi asuvad tabeli ülemises pooles ja wildcardid Nuudi ja Malõgina asuvad tabeli alumises pooles, et oleks võib-olla ideaalis tahtnud, et Kaia ja Anett on erinevates tabeli pooltes. Hetkel tähendab see Kaia Anetti poolfinaali, eks? Hetkel tähendaks see jah, kui nad nüüd peaksid nagu võitma 4 mängu mõlemad mingi imekombel ikkagi, see on ikkagi päris raske, aga see lihtne ei ole, siis poolfinaalis võiksid kohtuda esimest korda karjääri jooksul omavahel Kaia ja Anett, aga jah, see on selline spekulatsioon ja siin Ostapenko Kaia mäng, aga jällegi paar aastat tagasi, kui nad siin Eesti-Läti matšil kohtusid, Kaia sai Ostapenkost selles samas keskuses, selle sama katte peal jagu, oli täpselt sama kate?
jah, see oli sama kate, lihtsalt see kate on nüüd uuendatud veel, et tegelikult on sama kate, lihtsalt, et ta on nüüd täiesti uus peal. Et eks see annab teatava enesekindluse ikkagi, et ma olen seda teinud siin juba ja noh, see on mu koduväljak. Anett ja Kaia, kui nad ju Eestis on, siis nad harjutavad siin Vooruse spordikeskuses, nii et nende jaoks ongi see koduväljak. Mis sa veel sellest kattest oskad rääkida? On ta kiire, aeglane, kõrge põrkega, madala põrkega? Ta ei ole, ta on selline suhteliselt nagu, ei ole ei kiire ega aeglane, on suhteliselt keskmise kiirusega kõvakattega väljak. Noh, ütleme selle uue katte maha värvimine on siis tähendab seda, et alguses võib-olla natukene ta on see väljaku katte karedam ja see pall põrkab vähekene kõrgemale kui nagu võib-olla kui see siin mõne kuu pärast on, et siis see väljak kulub siledamaks ja jalg libiseb rohkem ja pall libiseb ka rohkem, et alguses ta on natuke aeglasem ja põrge on kõrgem. Aga see muutub päris kiiresti tegelikult, et ma arvan, juba turniiri lõpuks on see kate natuke kiirem. Laseme siia ühe kiire kõlli vahele ja räägime tabelist edasi. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, aga põnevaid vastasseisi on ju veel, et Claire Liu, Ann Lee, selline etnilise taustaga selline derbi, sealt tulemas siis Kanepi Ostapenkole järgmine vastane, aga Aneti teise ringi potentsiaalne vastane Teresa Martinsova, ega sellest matšist, kui nad seal, kus nad omavahel kohtasid, USAs? Jah, set 3-0 oli Martinsova juhtimas Aneti vastu. Sellest ei ole palju möödas? Jaa, sellest ei ole palju möödas, ma ise kommenteerisin seda matši ka, ma mäletan, ja Anett tõmbas ikka väga-väga raske matši sealt välja. Peale seda küll tegelikult Kaia mängis temaga Ameerika lahtistel vist ja sai tast 2 setis jagu, et ka absoluutselt väga raske vastane kindlasti ja mängib väga ilusat tennist ka Teresa, nii et noh, nagu ma ütlesingi, et ega siin on nagu raske niimoodi, noh, kui nagu üleüldiselt vaadata, kes on praegu väga hea soos, eks ju, me teame, et väga hea soos on kindlasti Shuai Zhang, kes tuleb siis, noh, Jill Teichmanni vastu kohe, on ju. Võitis alles maailma 10. reketit Tokyos, kes see 10. nüüd oli? Tulete mulle meelde? Prantslanna. Caroline Garcias võitis, jah. Et kindlasti Shuai Zhang on väga hea soos, noh, näeme, et Ostapenko, kes Kanepi vastu mängib, on väga hea soos, mängib ju finaalis, eks ju, et Ayla Tomljanovic on kindlasti väga hea soos, võib-olla Barbora Krajčikova, noh, ei ole viimasel ajal nüüd midagi nii erilist näidanud, võib-olla, mis talt on oodatud, aga noh, Haddad Maia kindlasti. Noh, need on sellised võib-olla nimed, kes kohe siit silma torkavad, kes on viimasel ajal väga hästi esinenud. Mis me tahtsin veel enne küsida, et kas kõik mängijad jagavad ühte riietusruumi või kas need kohtuvad kõik ühes riietusruumis omavahel? Nad on mängijate tsoon on siin Vooruse spordikeskuses, siis see tsoon, mis on muidu siin nii-öelda VIP-tsoon siin ja VIP-spa all, et seal on 2 meeste ja naiste riietusruumid, aga ühes naiste riietusruumis on siis neile üles ehitatud füsio- ja massaažiala, et tegelikult nad on põhimõtteliselt jah, siis ühes tiivas ühel pool riietusruumis, aga noh, need on nii suured riietusruumid siin, et seal on privaatselt ruumi kõigile, et probleemi ei ole seal. Räägi veel, mis tagatubades toimub. Meie näeme, et kõik sujub, aga kuidas tegelikult on? Noh, ega see on selles mõttes, et sa võid paberi peal neid asju planeerida ja mõelda läbi ühtepidi ja teistpidi, aga ikkagi arvestades, et selle turniiriga on seotud circa mingi 700 inimest, et kõik need inimesed kõikidel nendel inimestel on mingid küsimused, kui nad tulevad esimest korda turniiril, on see siis inimene, kes tuleb vabatahtlikult tööle või on see keegi kuskilt VTA teleinimene, kes on Sydney's siia lennanud, on ju. Kõigil neil on vaja midagi ja teada saada, kuidas asjad käivad ja esimest korda me ju sellist set-up'i siin üldse Eestis ja Vooruse spordikeskuses tekitame, et kindlasti on asju, mida saab paremini teha ja tekivad mingisugused vead, aga üldpildis ma usun, et nagu Eesti tennise kogukond ja inimesed
on üliablivalmis ja väga-väga tublid olnud, et kõike lahendatakse võib-olla ka mõnda asja käigu pealt, mis võib-olla peaks juba ette olema lahendatud, aga ei ole mingisuguseid selliseid no neid nüansse on ju miljon, ei saa kõike ju ette mõelda. Absoluutselt täpselt, et ma just tahtsingi öelda, et me Allariga siin mõlemad oleme ju, jookseme siin juba mitu päeva edasi-tagasi, telefonid on punased, aga suures plaanis kõik on okei. Tead, ma tahan siinkohal meenutada, kuidas ma käisin ju eelmine aasta, mis oli november, Mehhikos. See oli VTA aastalõputurniir. Sa eeldad, et kõik on tipp-top korralduseks. Kiur Kaasik, fotograaf, kes meil ka siin täna pressikonverentsil oli. Me jõudsime kohale, me olime seal umbes 20 ajakirjanikku, võib-olla ma liiandan 15. Ja me tund aega istusime selle värava taga, sest turvamees ei suutnud välja mõelda, kes me sellised oleme, mis me siit tahame. Ta oli mehhiklane loomulikult, et mingid ajakirjanikud Eestist või mis asja. Keegi käis kuskilt mingit võtit toomas ja tunni aja pärast saime sisse, loomulikult püha viha täis. No see on arusaadav ja see on nagu hea näide, et ma ei tea, ma toon näite, et kui sul on näiteks Alfred Värnik, kes on meil siin vabatahtlike juht, eks ju, et kui sul on 120 vabatahtlikku, kes tulevad hommikul siia, nad teavad küll, et nad peavad mingisuguseid töid tegema, aga ikkagi on neil küsimusi, Alfredil peavad koolitama, paika panema, sättima, keegi võib-olla kuskil midagi natuke ootab, et ütleme, turniiri korraldamise seisukohalt alati kõige kriitilisemad on need viimased paar päeva enne, kui turniir algab. Ja suures plaanis meie jaoks on ikkagi tänane ja homne päev, siis kvalifikatsioonipäevad on sellised nii-öelda peaproov, et kus me tahame tuunida kõik nii maksimaalselt hästi, et alates esmaspäevast põhiturniiri ajal juba kõik nagu toimiks ja siis on juba tennist nautida, võib-olla ka tribüüni peal istuda, kohvi juua ja juba on natuke rahulikum, et kõik on oma asjad paika sättinud ja kõik toimib. Ja ei ole ka suurtel slämmidel kõik ette ära korraldatud, olen ilma jäänud vist 2 korda isegi Kaia Kanepi intervjuust, sest need inimesed, kes neid mängijaid peaks siis tooma ajakirjanikel, on ta kuidagi silmist lasknud või enda ajakavaga kuidagi puusse pannud, et juhtub igasuguseid apsakaid igal pool. Juhtub igast apsakaid, aga mis me nendest apsakatest, et ma ikkagi tahaks öelda seda, et me oleme tegelikult ikkagi, see on unistuste asi, mis me oleme siia mitte ainult Eestisse, vaid kogu Läänemere regiooni toonud tänu eelkõige Kaiale ja Netile ja see ei ole mitte meie võimalus, vaid see on meie kohustus teha kõik selleks, et see siia jääks ja ma näen, et meil on väga palju selliseid inimesi, kes on taustal ja kui juba see diskussioon tekkis siin, ütleme pool aastat tagasi, et selline võimalus reaalselt hakkas nagu ilmet võtma, et seda turniiri saab siin korraldada, siis tegelikult väga-väga paljud inimesed, alates Eesti Tenniseliidu juhtkonnast ja sponsoritest, lõpetades avalikkusega, olid ülipositiivselt meelestatud, et me peame selle ära tegema, paneme seljad kokku ja teeme selle ära ja täna on see reaalsus, et see on ikka väga lühike aeg. See on ikka väga lühike aeg ühe sellise suure sündmuse planeerimiseks ja ma küll olen ise nagu väga-väga rahul, et kõik on okei. Oled üsna palju intervjuusid andnud viimasel ajal, näeb sind televisioonis, Ringvaates, kus sa veel käinud ei ole? Ei, see on ju kõik ma võtaks seda niimoodi, et see on ju kõik Eesti tennise hüvanguks ja kui keegi tunneb huvi Eesti tennise vastu, siis see on ainult positiivne ju, et ma kujutan ette, et ega siis paljud spordialad võib-olla kadestavad isegi tennist selle koha pealt, et tennisest räägitakse nii palju ja see on ju eelkõige on ikkagi meie suurtele superstaaridele, tänu suurtele superstaaridele, kes selle maailmakaardile viinud on ja et meie suudaksime omalt poolt vähemalt midagi võrdväärset pakkuda Netile Kaiale läbi selle VTA turniiri siia Eestisse toomise, et ka laiem üldsus saaks aru, millised tüdrukud meil on ja mida nad tegelikult teevad, et võib-olla paljud inimesed, kes ei jälgi, ei saa üldse aru, et võib-olla kui suured diplomaadid nad tegelikult Eesti jaoks on ja kui palju neid teatakse üle maailma ja kuidas see sama telepilt siit Fooruse tennisekeskusest jõuab esmaspäevast alates võib-olla 140 riiki ja miljonite televaatajateni, et see on hoomamatud numbrid tegelikult. Palju sa üldse tead, palju välisajakirjanikke on siia tulemas? Peale Eesti, Läti veel keegi või? Ma ei oska praegu sulle vastata täpselt, et me saame seda, kui me siit akrediteeringust praegu ülevalt küsiksime, siis me saaksime teada selle numbri täpselt, et siin VTA pressi ja ajakirjanikke kindlasti juba on ja ma nägin, olid pressikonverentsil kohal. Aga palju seda veel tulemas siia on, ma ei oska sulle praegu vastata kindlalt. Telepilt läheb VTA TV-sse kindlasti, eks?
jaa, kindlasti jaa. kindlasti Delfi TV-sse, ärme Delfi unusta. TV kindlasti just ja ka eestlaste mängud, poolfinaalid ja finaalid on TV6 kanalil. Käisin areeni piilumas, tribüünid olid veel natukene tühjad, aga areen näeb välja üsna vägev. Mis sa selle püstitamise ja kogu selle setupi paika saamise kohta oskad öelda? No me oleme siia ikka kaasanud väga palju erinevaid osapooli ja Eesti oma ala absoluutseid tippe ja professionaale, et nad aitaksid selle areeni üles ehitada ja see on nende jaoks olnud ka paras väljakutse täpselt samamoodi, et esimest korda tennises sellist areeni ei ole kunagi Eesti tennises olnud kindlasti ja ma usun, et kes vähegi, kellel vähegi võimalus on, need täna on võimalik ja homme on võimalik kuni 18-aastastel lastel tulla siia tasuta vaatama turniire ja see kvalifikatsioonipilet on vist 15 eurot oli vist, et see ei ole nagu üldse kallis, et kui ka raha taha asi jääb, et tulge ka täna homme ja vaadake ja ka põhiturniiri esimestel ringidel pileteid veel on saada, et ükskõik kus sa saalis istud, sa saad selle emotsiooni kätte ja ma usun, et see saab olema nagu särtsu ja elektrit täis, eriti kui meie omad väljakule astuvad. Ja siin ei ole kindlasti mõtet juurdlema hakata, et kuhu ma pileti ostan, sest sa näed maailma tippe ikkagi praktiliselt sellest käega katsuda. Alates esmaspäeva hommikust, et ükskõik mis mängu sa vaatama tuled, mina julgustaks ka, lihtsalt ostke see pilet on päevapilet, loomulikult, kes käivad tööl, saavad võib-olla ka tulla õhtul, aga see pilet kehtib terve päev, kuni siis siin nädala lõpuni välja, poolfinaali ja finaali päevadel on natuke teine lugu, aga et jah, ostke see pilet ja tulge vaadake ise, et saate kindlasti unustamatu elamuse. Ja mitte ainult ühel väljakul, teil on ju teisel väljakul ka nüüd tribüün üleval. Palju see mahutab? Ja me eile just Allariga vaatasime, et sellel teisel väljakul on selline mõnus Fed Cupi, Davis Cupi atmosfääriga areena, et seal võivad tulla väga ägedad ja mõnusad väljakud ja mõnusad mängud. No seal oli juba, tegelikult esimene mäng oli parem kui see peaväljaku matš, et Katie McNally ja Victoria Kuzmova mängisid 3 setti ja Kuzmova võitis otsustava seti 6-2. Peaväljakul oli siis see matš, mille Krunic pidi pooleli jätma. Jaa, ta on täiesti mõnusalt ära eraldatud ja see on ka väga kihvt areen, et kui osta peaväljakule pilet, siis kohaline pilettooliga, siis esimesele väljakule saab minna lihtsalt istuma ja ei ole seda kohta määratud, et see on vabalt ligipääsetav kõigile, kes pileti on lunastanud. Hetkel siis peaväljakul prantslanna Ponchet ja inglanna Bourrage ehk siis Ponchet 168 ja Bourrage 138 VTA edetabelis. Otsustav set on käimas, Ponchet 3-0 juhtimas ja miks see tähtis on 4-0 juba, on see, et pärast neid siis Katriin Saar ja Anna-Leena Frietsam väga magus vastasseis, kindlasti üks parimaid selles kvalifikatsioonis, sest mida Katriin Saar võiks suuta sakslane vastu. Kui saade läheb eetrisse, siis kahjuks matš on juba käimas, et siis enam vaatama ei jõua, aga õhtul on veel mängid olemas. Mis sa arvad Saare võimalustest? Võt see ongi niimoodi, et see võib olla täiesti vabalt ühte ja teistpidi, et kui kiiresti sa alguses minema saad ja kui kiiresti sa sellest närvist nii-öelda vabaned ja saad sinna mängu sisse, et ega see lihtne ei ole, et see on sul elu esmakordne, sa võib mõtled, et see on niivõrd oluline kogemus ja niivõrd tähtis mäng on ju, et sa selle tundega üle ei prae seal väljaku peal, et ma loodan, et Katriin saab sellega hästi hakkama, ikkagi Katriin tuli ju 16-aastaselt juba Eesti meistriks, et ta on ju väga-väga hea mängija Eesti mõistes olnud aga teisel pool võrku on endine top 50 mängija, kes on ka 45 oli vist parim. 45 jah, kes on ka madalama kategooria VTA turniiri võitnud, VTA 125 turniiri, nii et ega seal midagi lihtsalt ei ole. Austraalias on mänginud Anna-Leena Frietsam 4. ringis, aga see oli nüüd juba 6 aastat tagasi, et viimasel ajal nii häid tulemusi tal ette näidata ei ole, aga mina usun, et Katriinil läheb seal lahinguks, ma loodan. Oled sa Ingrid Neeliga kohtunud ise ka näost näkku? Ei ole, ma loodan, et ma nüüd see nädal kohtun. Mina olen, väga vahva tüdruk. Ma tean jah.
et kui näen, siis sa teed mind äkki tuttavaks, siis ma surun käe pihku ja saab ka. Ma arvan, et neid inimesi, kes siin Ingrid Neeliga neil päevadel tuttavaks tahavad saada, ma arvan, et see on 100 kanti see number. Tal on sugulased lubasid ka tulla, vaatavad nüüd äkki juba täna mingid sugulased tribüünil, et kindlasti mingid sugulased olid tal lubanud juba linnatuuri teha, et tal on siin mitte ainult sportlik programm, vaid ka meelelahutusprogramm juba broneeritud, et Ja ta on ju esimest korda Eestis või? teist korda, ta esimest korda oli 6-aastaselt. Aga no jah, okei, noh, suures plaanis ta võib-olla ei mäletagi sellest väga midagi, et tema jaoks kindlasti üliemotsionaalne hetk ja tulla veel VTA turniirile niimoodi esimest korda, et see võib unustamatu olla pärast tema jaoks kindlasti. Aga ei, põnevaid mänge veel, Björklund, Grammatikopoulou täna, Varul, Heather Watson. On Heather Watson kohal või? Heather Watsonit ma juba isiklikult tervitasin, rääkisin juttu. Tal on vist 3. kord Eestis mängida. Me meenutasime mõlemad korrad, kui oli Fed Cup talvel ja oli väga külm, -20 kraadi, siis Heather Watson ja Johanna Konta kogu aeg kiitsid ja ütlesid, kuidas neile meeldib Tallinn ja see on nende jaoks nagu muinasjutulinn, käisid õhtuti kogu aeg vanalinnas, nautisid, et nendele väga-väga meeldis, et tema jaoks nüüd sellisel ajal nagu praegu on selline sügisene, varassügisene aeg, et see on ka teistmoodi nauditav, et ülisümpaatne soe mängija ja temaga on alati meeldiv ja tore kohtuda, nii et Heather Watson mängib siis Liisa Varuliga. Seulis siis Lõuna-Koreas Ostapenko, Aleksandrova finaal. Kuidas see nüüd nii läks, et see ööl vastu esmaspäeva toimub? Kas seal läks midagi ajakavaga nihu või pidigi nii olema või? Ma jään vastuse võlgu, ma ei ole jõudnud üldse jälgida seda Seuli turniiri, et tõenäoliselt midagi peab seal sellist olema, sest tavaliselt ikkagi turniir peaks pühapäeval lõpu saama. Ja Tokyos Zheng Samsonova, sealt kumbagi mängijat Tallinnasse tulema ei pea, eks? Ei tohiks? Zheng ega Samsonova ei ole. Hadad Maia langes juba välja ja Hadad Maia kas on juba Tallinnas? Hadad Maiat mina isiklikult ei ole veel näinud. Oota, vabandust, sa ütlesid Seuli finaal esmaspäeval. Seuli finaal on praegu planeeritud ikkagi ju pühapäeva. No aga täna öösel olid ju alles poolfinaalid. Millal nad siis peavad selle? Homme. Vabandust, täna on laupäev. Ja just, et sa üks päev ei sul vahele, et ma mõtlesin, et ikka pühapäeval mängivad ära, et siis ongi, et Ostapenkol esmaspäeval võimalik lennata, teisipäeval üks päev siin harjutada ja kolmapäeval hakkab pihta. Kuule, aga tõmbame siis meie siit oma Fooruse spordikeskuse mängutoast asjad kokku. Ma näen, nurgas seisab Peking 2008 maskott näiteks, aga rohkem ma nagu see raadiosaate on sinu oma, eks? Jaa, see on minu raadiosaate. Rohkem ma nagu spordiga seotud asju siin ei näegi, et joonistused on kõik, Maksim on joonistanud tangi, et laste joonistused on seina peal ja multikaid telekast veel ei tule, aga põhimõtteliselt kas siia, kui sa tuled nüüd perega tennist vaatama, kas oma lapse saab siia ette või mis? Ei, tegelikult see pool, kus me praegu oleme, see tiib üldse tegelikult tavavaatajal on suletud, et siia on ainult sinusugustel pressiinimestel privileeg räägi ka, kus tegelikult üldse nagu sisse saab, et tegelikult sissepääs on päris korralik jalutuskäik, aga see on ilus jalutuskäik, sest siin Fooruse spordikeskuse taga on ilus tiik ja see kõik see maja tagun on nüüd ilusti puhtaks tehtud, seal on korralik teekond, siin lipud siin ja väravad. Kuskil või? Jaa, sa pole võib-olla näinudki, et võib-olla inimesed näevadki seda Fooruse spordikeskust hoopis teisest küljest. Küsimus oli selles, et meil oli vaja pea sissepääsu taha suurt avalikku ala, et kui sa tuled Fooruse spordikeskuse peauksest sisse, siis ainukene ala oleks need tenniseväljakud, kus käivad võistlused, et siis me pidime selle sissepääsu tekitama taha, aga ma usun, et sellise toreda sügisilmaga teha mõned sammud värskes õhus ei ole üldse mingi probleem, et kui sa suurturniiridele lähed, ma ise Grand Slamil käinud, sa võib-olla jalutad mitu kilomeetrit enne, kui sa kuskile väravasse jõuad. Ja Wimbledoni sellest metroopeatusest 15 minutit. Aga see on okei. Ja see on minu arust, see on oma ette nagu tore, see teekond juba seal mingisugused viidad ja sildid ja jõuad hakkad lähemal jõudma, näed juba mingisuguseid võib-olla tuttavaid seal on muidugi see erinevus, et kui sa sealt maha astud, siis sul on
vasakul ja paremal on ikkagi meelelahutusprogramm juba käib, et sul on kioskid üleval, inimesed pakuvad pileteid. Ja just, et sellised, et aga noh, meil on siin bussijaamadest alates mingisugused märgid ja asjad ja liikluskorraldus ja seda tahaks küll nüüd öelda omast käest, et kindlasti tulge ühistranspordiga. Jaa, absoluutselt, tulge ühistranspordiga või võtke Bolti tõukeratas, meil on siin spetsiaalselt tõukerattaparkla organiseeritud, väga lihtne tulla. Maja ees on Fooruse taksod, saate otse taksoga siia tulla või taksod koju minna, kui on vaja transporti või hakkab sadama või ilm on halb, et 2000 parkimiskohta teil ikka ei ole. Siin on väga keeruline, siin ümberringi sellist suurt tühja parkimisala ei ole, et me oleme ikkagi suht kesklinnas, et jah, mina ütlen ka, et Selveri parklat ei maksa nüüd ka ei maksa loota selle peale, jah, et just eriti siis, kui me räägime nendest olulistest õhtutest, kui on Kaia ja netimatšid, et siis tõesti varuge aega ja tulge jalgratta või mis kell viimased matšid lõpevad, kas ma bussiga koju saan? Sest Pariisis oli mõnetad sellega probleeme. Trammiga peaks küll koju saama, sest trammipeatus on siit ka 10 minutit jalutada vist, sest trammid vist sõidavad kauem natukene, ma ei tea, kas trammid sõidavad, sest ma usun, et kui see õhtune sessioon algab kella 6 ja seal on 2 mängu, siis 10, pool 11. Siis saab. Ja ma usun ka, et selles mõttes on ikkagi veel selline kellaaeg. Et selliseid matše, mis 3:30 öösel lõpevad, teil ei ole? Ei ole. No, kunagi ei tea. Ei tea kunagi, aga ma usun küll, et ei ole, jah. Okei, tõmbame saatele joone alla. Oleme eetris uuesti siis, kui turniir läbi. Teeme nii, aitäh kuulamast. Matšpalli pani mängu Unibet, mängijatelt mängijatele.